unustamas. Ei, vara veel. Käisin Balti jaama torul. No ma sain su kiirest kõnest aru, et selles mõttes, et aga räägi mulle täpsemalt. Nii, näe, ma annan sulle põlle ka siis. Väga hea. Ja sa näitad mulle, mis sa nüüd said. Ma sain aru, et sa käisid siin samas turul. Ma käisin Balti jaama torul ja kas sa teadsid leidub ikka uskumatud asju. Sa mäletad sellist asja, kuidas sai tehtud? Koodki. Ma juba näen, et sa oled uskumatud asjad leidnud, aga... Selline sprei. Vahukoor tuleb pulgist välja. Kas sellest nüüd me tõesti hakkame torti tegema? Aga ma pean minema kähku tööle tagasi, sest mul kolleegidel lubasin teha tordeid. No näita teisi asju, mis sul veel seda? Siin on õunema selline. Siis on nussakreem, šokolaadikreem. Ja hästi hea oli, tead, see oli selline värske kogupiil. No see juba natukene läheb. Tädi müüs mulle seda. Ja siis ühel vanamehel oli tundus olevat selline eriliselt mõnusad jõtikad. No ja siit kotist tuleb nüüd välja üks granaatõun. Vitamiinid. Kuule, aga kui me nüüd selle asja... On sul veel midagi või? Ei, kuule rohkem ei olnud. Ega mul siin tead raha lõppes katse. Ma tahan seda öelda, et tegelikult ausalt, olgem ausad, et kui me nüüd need kõik asjad kokku paneme, siis mina küll ei julge seda torti sulle kaasa anda ja sama kolleegidele viida. Ma olen suhteliselt kindel, et minu poisile on jätnud siin mõned asjad mulle külmkappi. Et ma teen ühe tordi, sa teed teise tordi. Okei, sest mina oma mõttest ei loobu. See on väga hea. Aga see on hea. Teeme, vaatame. Ma kasutan ka siin osasid sinu asju, just näiteks äkki vitamiine laenan ja sellist asja. Ja siis on see, et sa viid selle tööle. Ja siis vaatame, mis kolleegid ütlevad. Teeme nii, aga hakkame peale. Oota, aga ma võtan su põlle. Väga hea. Mina panen niimoodi, et ma teen hästi lihtne. Võin öelda lollikindla tordi. Mille, mitte ma, vaid me, koos oma hea kolleegi Rain Kärstiga mõtlesime kunagi välja. Ja see toimib nagu siiamaani, ma loodan, et toimib. Nii, nagu jutt oli, et ma natuke laenan sult osasid asju, et ma siis immutan ka seda alumist biskviiti. Aga see on jällegi selline asi, et kui nüüd seda... Üks asi on maitseasi, samas on see, et minu soovitus on see, et ikkagi kui tort jääb nagu ööpäevaks seisma, siis seda alumist biskviiti ei soovita immutada. Et ta läheb ikkagi lõpuks nii pehmeks ja eriti selle vana hea klassikalise saksa biskviitiga. Minul on jällegi koobiuma pasta ja valge šokolaad. Ja miks ma enne rääkisin ka, et seda on hästi lihtne ja kiire teha, et šokolaadil on selline tarretusvõime, et siiamaani kõik on arvanud, et selatiiv on selline ainukene asi. Tahad maitsega? Muidugi tahaks. Ma kurvastusega pean nentima, et see šokolaadikreem, mida ma tahtsin siia vahele panna, see täiesti jääks. Ahah, nii võib juhtuda. Aga ma proovin selle. Proovi. Hästi mõnus. Sul on see Tainas ka magus, see kreem oli päris magus, see šokolaad tegi ta magusaks. Sa mõtled biskviitaigena? Tegelikult on tavaline, suhteliselt neutraalne, et midagi väga hullu ei ole, aga ma pean tunnistama, et ma hakkan tordiga valmis saama. Mulle tundub, et Allan, sa oled ikka tõesti maailma kõige parem kondiiter, vähemalt nende hulgas, keda mina tunnen. Siis sa ei tunne väga paljusid kondiitreid või? Aga tead, ma mõtlen selle peale, teades, et sul on plaan minna taas sinna WRC rallimehi toitma. Tegelikult on kahju, et seal Eestimaa tolmu jalgadelt raputad ja lähed. See on nii vähe aega, et selles mõttes, et need ei ole pikad. Need on sellised nädalased sutsakad ja tegelikult need on väga head ja kasulikud, sellepärast, et tegelikult ma olen õppinud ikka ainult selle magusa tegemist ja seal ma saan koos oma kolleegide ja Itaalia ässadega koos pastasid ja kuljassi ka teha. Aga mis nende rallimeeste sellised lemmikroad on? No ütleme niimoodi, et itaallastega on nagu selle keeruline arutada, et nendel on nagu pasta on see püha asi ja magustoitudeks on siis tiramisu ja panna kotta ja et nemad nagu ei... Aga kui meie ikka lendasime peale ja tegime seal kirju koera ja meie saame kõige paremat tagasisidet siis sellise meeste käest nagu Urmo Aama ja Kuldarsik ja nemad tulevad siis ütlevad, et kas nüüd peaks ikka seal hea rohkem olema.
minu oma on valmis. Sinu oma on valmis, et anna mulle veel jõhvikaid. Jõhvikaid ka, ma panen mõni jõhvika peale. Jõhvikad? Aga ma kasutasin kõik jõhvikad ära. Kõik jõhvikad panid ära? Kõik panid ära. Aga võta ühe leiad, aga võta granaattõuna. Ma panen see keskele. Granaattõuna ma ei saa, see kuppus ka maha. Ma ei saa seda granaattõuna. Miks? See on väga lihtne põhjus, et tegelikult targad mehed on rääkinud, et samad toorained, mis on tordi sees, et neid peaks kasutama ka kaunistamisel. Ehk siis mina peaksin panema praegult mida? Ehk siis šokolaadi jõhvikat. Et nüüd, kui ma veel granaatõuna panen, et siis lähevad maitsed väga sassi. Aga ma ütlen sellist asja, et on sul midagi muud? Mul aga vaata, mul on üks väga äge relv. Selle relva pärast kogu vaidlus pihta hakkaski. Ma panen ruttu kaane peale, enne kui seda relva käima tõmbad. Seda võid küll oma toote. See on vananust tali. Ma panen kinni. Ma lihtsalt praegu vaatan, kas asi töötab ka. Nägid? Sellega tuleb niisugune vurts peale. Nii, ma teen siia veel ühe sisemise ka veel. No niimoodi. Aga kuidas maitseb? Maitset oli väga palju, vist ei ole. Okei, aga ma pean ütlema, et minu tort on ikkagi sipakene laiem kui sinu oma. Aga vaata, minu oma on selleks kõrgem. Jah, aga mul on lihtsam lõigata. Ma arvan, et minu oma on rohkem. Kaalume ära. Selle asja võime teha, tõesti. No. Aga vaatame kohe. Karbid on ühte moodi, nii et 1-4-1. 1-4-1. Nii. Nii, palun väga. 1-4-1. Täpselt viik. Mida selle filmiga tehakse? Seda Eestis on näidata? Eestis. Küünal, kus on? Kus küünal on? Kuule, neid peaks 28 tükki olema selleks mõtetest puhumiseks. Aga nuge on nii vaja, ilma küünlata saab hakkama. Klaasi meil ei ole. Mis klaasi? Seda on nuge. Klaasi?